Mulgimaa peaks kõigi jaoks olema nii palju, et see on Lõuna-Viljandimaa ja 5 kihelkonda. Paistu, Halliste, Tarvastu, Karksi, Helme. Ja kui ma ise mõtlen, viimasel ajal on üks lause jäänud kummitama, öeldakse, et Euroopas on juurteta elukriis. Ja see juurteta elu ongi see, et lähed, otsid jõukumat maad, paremat palka, libised ja liugled ühest kohast teise, ühest korterist teise. Ja võt see ongi see konkreetne juurteta elu, sa ei suuda iialgi süveneda selle või teise või kolmanda maa kultuuri nii väga ja see ei suuda ka sulle midagi pakkuda või kui midagi, aga siis see on põhiline niisugune majanduslik liikumine või rahaline liikumine. Aga see juurtega elu, et kui sul on kusagil seina peal ikka oma vanaisa hobusepäitsed, võt need ongi need juured. Ja kui ma rääkisin siin sellest Mulgimaast, hakkan mõtlema, et need juured on nii sügavad, et me kõiki enam ei taba ja ei taipagi, mis need on. Ja siis hakkasin mõtlema nende Mulgimaa kihelkonda nimede peale. Eks et Halliste, hall, vammus, kui palju oli lambahalle riideid ja siis Tarvastu, eks ju, Tarvastu ürgveis, võib-olla seal Tarvastus kunagi hariti maad nende veistega, künti ja hambad ristis ja öeldakse, mulgid on ju omamoodi ikkagi vägevad ja jurakad ja jonjakad ja siis nad harisid maad oma ürgveistega, siis Tarvastu Mustla on teine nimi, seal Tarvastu ja Mustla kirik ja siis Mustla tuletab meelde meil musti, elegantseid musti kuubesid, mis on siiamaani, kui on mingi mulgi üritus, me vaatasime neid mulgi almanahhe ja siis on nii palju neid musti jakke kuube punase kandiga või punase kaaruspaelaga kaunistatud ja see kaaruspael oli ju see keelujoon vanakurjale, et ta kusagilt avavusest sul sisse ei tuleks ja see on ka selline, et mida me soovime, et tõesti igasugused kurjad ja halvad asjad meie elu ei puudutaks ja ta ei tuleks sul siit kaelaugust ega kuuehõlmast ega käisest sisse. Ja kui oli ka mustritest juttu, sest mulle meeldib väga mulgis, et on selline suur ühine nimetaja või lihtne asi nagu must mulgikuub, aga detailides ütleme, kui on ikka mingi Halliste peenikene kirikukinnas või kirikinnas, siis see on nii rafineeritud, nii peen, nii ilus nagu Kobelään siin vöö vahel. Et see on imetlusväärne ilu ja süvakultuur, ütleks. Ja need, kui palju siin on inimesi elanud, kui palju siin on maetud, et need ongi need juured ja võib-olla need pealsed ongi need mulgikuued ja need mustrid ja ka need mälestused ja need jutud. Aga selle koha peal on hea ja turvaline ja kindel elada. Ja üldiselt ka muidugi see missioon hoida ja kaitsta seda kohta. Ma ise olen vaibakunstnik, siis üks minu kindlasti sellised väga suuri huviobjekte rahvakunsti vallas on tekid vaibad. Need meie esivanemate vaibad olid põhiliselt sõiduvaibad ja siin on mul üks suur lemmikvaip, mille ma olen saanud Taukle talust, Hallistest, puhta süda Mulgimaalt ja see, mis on võimalik teha ühe musta lambaga ja ütleme, must ja valge lammas ei ole mitte midagi muud, et see on minu silmis nagu hümn mustale lambale, et ta on väga ilus. Sõiduvaip, seda me saame kohe aru, miks ta sõiduvaip on, sellepärast, et kui voodivaip on, siis ta tavaliselt on juba 2 meetrit pikk ja 1,40 meetrit vähemalt lai, aga need sõiduvaibad olid sellised, et siis see tihti ilus osa või narmaline pool oli üle selle ree või saani korju ja siis see jäi kui tagumiku alla see teine osa sealt. Ja see oli ka oma oskuse ja ilumeele ja või niisuguse iluvõimsuse näitamine.
nüüd me oleme jõudnud Murese lambakasvatus- ja käsitöötallu. Et räägi, mida te siin teete? Meie kasvatame lambaid ja tegeleme käsitööga. Ja ma vaatangi, et siin on imelised mustrid, et kas te ise teete need või kes neid teeb ja kus neid osta saab? No algselt tegime ise, aga nüüd on tegijad, kuna seda on päris palju, mida on vaja teha. Ja kudujad koovad, tikijad tikivad. Mina tegelen turustusega siis. Aga kui nüüd inimesed vaatavad seda liiku ja mõtlevad, et tahaks ka siia tulla, et mida üldse inimesed saavad siin teha, kas nad saavad lambaid toita või mis siin teha saab? Inimesed saavad lambaid vaadata, nendele leiba anda, poegimisaeg praegu saab lutitada, kui veel on lutitallesid. Ja siis saab meie ilusat käsitööd osta. Pajumäe talu on Eestis mahepiimatoodete turuliider ning paistnud alati silma uuendusmeelsuse ja nutikusega. Esimesena Eestis rajati talusse avatud vabapidamisega külmlaut ning ühena esimestest alustati piimatoodete valmistamisega. Pajumäe talu on pärjatud aasta parima talu ning parima mahetootja tiitliga. Oleme oma Mulgimaa avastusretkel jõudnud siia mulgikõrtsi, et kui kõht tühjaks läheb, saab siit päris ehtsat mulgitoitu. Aga mina tahaks, Kaupo, sinu käest küsida, et mida üldse Mulgimaa tähendab, et kui inimene kuskil Tallinnast ja Tartust või Kuressaarest mõtleb Mulgimaa peale, siis kust üldse Mulgimaa piir jookseb? Eks ta Mulgimaa piir jookseb rohkem inimeste südametes. Et kaardi peale võib näiteks jooni tõmmata erinevaid, et ajalooline Mulgimaa piir, selle kohta on kaardid olemas, natukene Viljandit lõpeb ära, kui Viljandi poole vaadates ja Valga poole minnes on samamoodi natukene Valgat Ummuli vallas, endise Ummuli vallas, Ummuli piirkonnas on Helme kihelkond peaks olema, et seal lõpeb ta ära. Ja Pärnu poole minnes on siis Tihemetsa juures on kuskil see vana piir Volteti kõrtsi juures. Et, ja Lätimaa poolt on siis Läti piir. Meil selleks nii-öelda Mulgimaa piiriks, kuigi osad talud olid ka ajalooliselt Lätimaa poole peal, seda piiri on ka mitu korda nihutatud ja liigutatud. Ja sa ütlesid, et sina oled terve oma elu elanud siin Mulgimaal, aga kui mina nüüd hakkan Mulgimaad külastama, siis mis on need kohad sinu kui kohaliku jaoks või arvates, mida ma kindlasti peaksin Mulgimaast nägema ja teadma? Kindlasti kohtuma selliste inimestega, kes tänasel päeval annavad tooni Mulgimaa igapäeva ellu. Et tublid ettevõtjad, tublid kultuuritöötajad, kindlasti omavalitsused annavad ka sinna oma panuse nii palju, kui nad suudavad. Aga põhiliselt on see kooslus ikkagi koosneb inimestest, kohalikest, kes on jäänud siia elama, hindavad seda piirkonda ja oskavad siis võib-olla kõige rohkem konkreetselt nendest kohtadest rääkides, kus kohas nad ise elavad ja mis nende valdkondadega millega nad tegelevad.
Läti piiri ääres asuv Mõisaküla on Eesti kõige väiksem linn, mis sündis suuresti tänu raudteele. Mõisaküla tekkis Abja mõisa soistele maadele, kust läbi hakati 1895. aastal ehitama Pärnu-Valga kitsarööpmelist raudteed. Tere, Alli! Tere! Minul on käes siin üks raamat, mille nimi on Mulgi memmed maailmakodanikule ja selle on teinud ja kokku pannud sinu lapselaps. Aga räägi, et mis siin täna on, et mis siis on üks õige mulgi söök? Jah, meil on nüüd sedasi, et mina kõnelen mulgi keelen. Kõik saage aru, kui ma kõnelen ja kui mulgi söökest kõnelda, siis peab ikka mulgi keelen seda tegema, et meil on üks väiga uhke asi see Mulgimaal. Meil on oma nimelise söögi. Meil on mulgikorbi, siis meil on mulgipuder ja veel on mulgikapsa. Tähendab, me võtsime seda purgi, sest minu arust on üks väiga tähtis asi siia, et mulgikapsa on üks vanem toit, mis on üldse purki saanud, et juba 60. aastatel tehti Põltsamaa ja tei purkida ja Kirksaeg on ta nüüd seal nende nimekirjan. Et kui selline uhke toit on olemas, mis võib ikka üle 60 aastat purki panna, siis ta peab ikka üks vägev toit olema, üks hääsüük ja mulgisüük. Aga kuidas mulgikapsaid tehakse, kuidas see õige valmistamisviis on ja kas üldse on võimalik seda päriselt ära õppida või see on midagi, mis on väga omane ainult sellele Mulgimaale või ikkagi on seda võimalik käppa saada? No mina arvan, et nagu Pirjasel ajal on juba nagu sa võib kõik seda tehta, sest tegelikult on ta päris kuulus, aga mingi pärast see vinisehande on, et mulgipuder ja mulgikapsta ja korbist me kõneme nagu pärast siis, et mingi pärast see mulgikorb just on eriline, et on korbi ju teda egat sugu korbe. Aga kapsta ja puder on siis siipärast mulgi nimega, et mulgi oli esimesed, kes hakkas siin toiduaineid või süüke segama. Et panti kartuli, panti suurme ehk tangu, panti manu, sest et kui palju kartulepuder, siis ta on sealt lõrg, kõttu essa täis, eks ole. Ja kuna rasse töö oli, siis kui nüüd need suurmid manu panti, siis tuli see sealt tugev toit. Ja kui veel vägevet liha ka, nagu meil siin panni peal täärbe on, manu sinna pudrule panti, no siis ikka ega töömiis sai ikka kõtu täis. Ja täpselt sama on, et no kapust on ju sedasi, et taimetoitlane võib süüa niimoodi üldiselt kapustit, aga ega ta nüüd kõttu ei täida. Aga kui sa paned nüüd suurmeid või sa tange siia manu nagu pultei, no siis on ikka üks tugev toit ja vägevat liha veel keedeti ära just selle vägeva lihaga ja kapusti ja siis oli sedasi, et raske kardult manu ja võis, ega üldse kõtu täis. Ja sellepärast see mulke toit on või süük on väiga tähtis, et ta on nagu tugev töömehe süük. Aga Pirjasel ajal me võime ütelda, et mulk on ka väga taimetoidu tegija. Et kui me kõneleme sedasi, et selle mulgipudru sisse pannas paljalt kardule ja suurme ehk tangu, siis sääl ju liha kigepealt ei ole. Aga kas see Alli vastab tõele, et üks õige mulgipuder nagu pudru, et seda peab hakkama juba hommikul vara tegema, et see võtab nii mitu tundi aega. Muidugi mina olen kuulnud, et üks õige pudru tegemine võtab terve päeva. Kas see on... Tegelikult on sedasi, et kui sa õhta oled nõnda toimekas ja suurme või tangu paned, juba likku paned, siis 1,5 tunni. Ja siis on puder valmis. Aga siin on ikka pudru tegemise manni. Et kui sa kardule, koolid ära
puhastad kenasti ära ja siis lõikad lipses, seda lipsust ja siis paned selle paapõhja paned kardulilipsu kige peal ja siis ära leotad suurme, paned siia pääle ja segada ei või. Ja nõnda kaua, kui ta päris pehmes kiib ja vett umbes 3 sentimeetrit üle kogu selle koguse ja siis nõnda kauas, kuni see vesi päris ära nagu kiib. Ja vaat siis alles võid segada ja vaat siis peab juba hoolas olema ka kikseaig. Et nõnda kaua, kui pehmes läheb, siis peab olema kikseaig segamine, sest ta läheb nagu põhja. Aga kui sageli sa ise kodus sellist traditsioonilist mulgisööki teed? Väga palju. Minul on väga suur pere ja see mulgipuder on seandab söök, mida kõik sööve. Lapse sööve ja nad saavad kõtu täis ja mis on mulgipudur veel üldse aega eriline asi. Mulgipuder on kõige parem siis, kui järgmine hommik panni peal ära soenud. Siis see raasike nagu kütset, et maik tuleb manu ja siis on ta kohe väga jah. Et ta nagu ei pea, et tähendab nüüd on kohe ära vaja süba. Võib-olla järgmine päev ka. Ja mina alati, kui ma keeda kodun, siis ma teen see suure päevatäve, et siis tõesti nii, et kaitspäeva saan süba. Jah, et hästi tihti. Korpe ma nõnda tihti esiki ei tee. Ongi, ma leidsingi siin selle korbi retsepti, et kas see on selline traditsiooniline mulgi magustoit või piduroog pigem või mis see on? Sa täiesti õigesti aru saanud vanasti, saia tehti ikka pidu jaos. Ja mulgikorp, mis minul siin nüüd lava peal on ja ommuku tein, nii on mannast tehtu. Ja see mulgikorp on siis sedasi, et kui me kõneleme nagu pakspiimakorbist ehk kohupiimakorbist eesti keelen, siis pakspiimakorp on egakandi peal. Aga see mannaga tehtu korp on siis see mulgikorp. Ja siin on nüüd piduruug. Et kui oli veel pulma või tegelikult kõige rohkem olligi ju, pidulisi olligi kõige rohkem pulma. Ja pulmi piiti ju süguse. Et pulmi suve ju ei peeta, siis oli ju tööaig. Ja siis oli nii, et siis oli seda piima oli ja muna ja siis korpi kütsetedi. Et see mulgikorp on jah siis ikka piduruug. Aga mulgikorbil Pirle on nagu tehtud sedasi taigna peale ja siis on pand siia mannapuder peale, aga tegelikult tehtas seda sedasi, et kütsetad sära kukli, neid jäädes sedasi seisma ja siis, kui mingi puder jääb üle, kas või kardulepuder, siis see kardulepuder pannas sinna seda peale. Feldmarssal Barclay de Tolly oli Jõgeveste mõisa omanik ja ilmselt suurim väejuht, kelle põrm puhkab Eestis. Ajalukku on ta läinud Napoleoni alistajana. Sel suvel räägitakse palju Eestimaal reisimisest. Mis on need Mulgimaa avastamata pärlid, mida sel suvel võiks avastama sõita? Eks Mulgimaa juba ajalooliselt on rikkalik nii oma vaatamisväärsuste kui siis oma sellise sügava kultuurilise ettevõtlikulise auraga. Kui rääkida paikadest, siis ma arvan ajaloolisel Mulgimaal, nagu me teame, oli 5 kihelkonda, mis siis täna laiuvad meil osaliselt Viljandimaa territooriumil, osaliselt Valgamaa territooriumil. Ja kogu sellel 5 kihelkonnal on selline mõnus omapära, on väga huvitavad kohad, paigad, on ajaloolisi, selliseid vaatamisväärsusi, kui on tegelikult ka
tänapäevaseid, aktiivseid, atraktiivseid kohti. Et nüüd, kui me siin praegu oleme Tõrvas, Mulgimaa suurimas linnas tegelikult, mida teavad väga vähesed. Ja vähesed teavad ka seda, et Tõrvas on ainukene mulgiväljak. Siis uue keskväljaku saamisega sai Tõrva endale ka mulgiväljaku. Ja vähesed teavad ka seda, et see koht, kus me siin oleme, selle arhitektuurikonkursi võidutöö kandis nimetust Mulgi kuurort. Tere, Siim! Tere! Oleme Tõrvas, mis on Mulgimaa kõige suurem linn. Ja lisaks sellele, et sa oled mulkide vanem, juhid sa siin Tõrvas ühte tootmist. Aga räägi, millega see tehas meie selja taga tegeleb? Et siin selles tehases toodame siis Chaga eliksiire, mis on tuntud kui immuunsussüsteemi tugevdajad, looduslikud immuunsussüsteemi tugevdajad. Et kuna see tehas on Mulgimaal ja me kasutame ka Mulgimaa toorainet, eks see tooraine saab maailma kõige ilusamas ja paremas keskkonnas kasvada. Ja siit ta läheb üle maailma 20 riiki ekspordime neid parimaid eliksiire. Chaga ise on ju lihtne meditsiiniseen, mida saab teed teha ja saab lisada siis kohvi sisse, väga populaarne, mujal maailmas kasutatakse ka kohvi sees. Aga meil on siis erinevad ravimtaimed, lisaks Chagale männikasvu, raudrohi, mesi ja palju muud sees ja sellest siis tehaksegi, ekstraheeritakse välja siis selline kasulik vedelik, mis on täna üks populaarsemaid toidulisandeid Eestis. Mida tähendab sinu jaoks Mulgimaa nutikus? See on esiisade tarkus oma lastele anda parim haridus. Kui mujal Eestis anti esimesele pojale võimalikult hea haridus, siis Mulgi esiisad otsustasid, et nende lapsed, ka tütarlapsed, peaksid saama maksimaalselt kõige parema hariduse. Ja nagu meie president on öelnud, et kui vaadata Eestis naisliini pidi, et kes naised saavad öelda, et neil on 6 põlvkonda järjest antud kõrgharidust, siis on valdavalt mulgi päritolu naised. Kui ma mõtlen Eestile ja ma mõtlen kultuuri sihukestele keskustele, ma mõtlen Tallinnale, ma mõtlen Kuressaarele, ma mõtlen suvisele Pärnule, aga tegelikult on ju ka Mulgimaal ja Karksi-Nuial oma peidetud anded. Kindlasti on, ma just mõni aeg tagasi sattusin sellise ülevaate peale, et kui palju näiteks siinsamas selles Karksi-Nuia kultuurikeskuses, kui palju siit poolt veetakse erinevaid sündmusi, kas või nii-öelda pisikesi, pensionäridele mõeldud, lastele mõeldud, kogukonnale mõeldud, külalistele mõeldud, tohutu nimekiri. Et siin käib ikka tohutu action. Just eelmine nädal toimus näiteks siinsamas keskväljakul ja kultuurikeskuses ja igal pool siin ümber lossi mägedes toimus Karksi-Nuia meefestival, mis toob kokku mee entusiastid, mee gurmaanid, spetsialistid. Siit saad osta endale terve aasta varu mett ja see on kõige parem, puhtam, südamega hoolsamalt valmistatud mesi ever. Ehk tegelikult Karksi-Nuia on ka siis Eesti meepealinn. Meepealinn, just. Kuna ta on ajalooliselt, on aiandus mesindusselts ja siin on olnud väga nagu tugev ajalugu mee kasvatamisel, mesilaste kasvatamisel, mee tootmisel, siis täna ta on vormunud selliseks meepealinnaks. Siin on, ma loodan, et 10 aasta pärast on niimoodi, et igas talus on oma mesitaru ja sa saad nagu ükskõik kuhu sa sisse astud, sa saad endale mett võtta. Mis on oluline kultuurist rääkides, siis
augusti keskel alati toimub, ma arvan, Mulgi piirkonna, Viljandimaa piirkonna kõige suurem kogukondlik festival, Urissaare Country Festival. Ja selles mõttes sa oled leidnud õige inimesed, ma olen just sellega seotud. Näed, milline suurepärane kokkusattuvus. Aga miks ma peaksin Urissaare Countryle tulema? Mis selles nii erilist on? Vaata, kas võib-olla sina või ma usun ka paljud veel, ma ei tea, kas sina kuulud nende hulka, kellel kunagi on olnud nagu aktiivne maal olev suguvõsa talu. Ja kus kunagi 90-ndatel veel tehti heina ja kasvatati lehmi ja olid heinapallid ja lapsed pidid sõkkuma ja said heinte peal magada ja vanaema käis hommikuti lüpsmas ja kõik see värk. See on selline täielik taluromantika, mida täna enam eriti paljudes kohtades ei ole. Sa saad tulla sinna festivalile, võtta oma lapsed kaasa ja sa tuled nagu vanaema juurde või oma tallu. Ja seal on kõik lihtsalt nii super taluromantiline, tore, kvaliteetne, sõbralik, et sa ei saa sellist kogemust ausutades Euroopast tänasel päeval mujalt mitte kusagilt. Mina toimetan siin sellepärast, ja tulin siia tagasi sellepärast, et minu juured on siin ja Mulgimaa mulle juba lapsepõlvest saati kodune kant. Ja teiseks, Mulgimaal on veel nii palju tegemata ja võib-olla siin on isegi võimalusi, mida mujal enam ei ole. Ja kolmandaks, mul on väga hea meel, et Mulgimaaga on seotud nii palju inimesi, kellel on Mulgimaasse usku ja kellel on tahtmist siinset elu edendada. Maailmas, kus kõigil on aega nii vähe, leidub õnneks veel kohti, kus seda on küllaga. Mulgimaal asuvas Vaagenküllis tervitab saabujad kõigi mugavustega ajalooline lossikompleks. Unikaalne miljööväärtuslik ala, kuhu kuuluvad jugendstiilis loss, a la carte restoran, luksuslik lossispa, 30ndate stiilis hotell ning sportimis- ja vaba aja veetmise võimalused. Mustla on selline väga ilus väike alevik ja kunagi oli ta suisa linn, aga eriliseks teeb kindlasti see, et meil on Mulgimajakas, mis on siis 28 meetri kõrgune liputorn vanast Meierei korstnast tehtud ja Mulgi lipupäeval 12. oktoobril tõmbame igal aastal sinna ka Mulgi lipu, muul ajal seal lehvib Eesti lipp ja 2018 siis sai see valmis, ja see on kõrguselt 3. torn Eestis, liputorn, kus lipp nii kõrgel lehvib. Aga tegelikult on Tarvastu kihelkond teistest Mulgimaa kihelkondadest võib-olla pisut erinev selle poolest, et me oleme päris palju seotud nagu veega, sest meie kõrval otse on Mulgi meri ehk Võrtsjärv. Et pool Võrtsjärve kuulub ka mulkidele ja teine pool siis tartlastele ja meil on suisa oma saar, et mulkidel on ka oma saar, Tondisaar Võrtsjärves. Et meil siis on vanal ajal olnud päris palju kalamehi ja selline rannaelu ka siin. Ja kui mina hakkan nüüd planeerima tulekut Mulgimaale, olen ma eestlane või tulen ma välismaalt ja jõuangi siia Tarvastusse, siis mis need kohad on sinu kui Mulgi arvates, mida ma kindlasti külastama peaksin? Et kui liputornist on mööda sõidetud, vaadatud, muide liputorn on veel selles suhtes huvitav, et kui õhtul teda vaadata, siis on ta sinimustvalge, on see torni tipp, et valgusega tehtud, et väga ilus. Aga näiteks ka see sama Mustla peatänav on sellised vanaaegsed laternad ja jätab sellise väga mõnusa vanaaegse hõngu just eriti pimedas.
ja meil on siin päris palju kasutatud igal pool mulgimustreid, kaaruspaela motiivi, et selline väga kena vaatamine ja siin Mustlas on veel väga tore muuseum, kus on veel omaette Igor Baturini nurgake, et kes oli siis suur mulgikirjanik ja põnevad vanad asjad ja praegu siis oleme Tarvastu käsitöökojas, mis on ka väga-väga põnev ja mitte ainult selline näitamise koht, vaid siin ka nagu reaalselt tehakse asju, et naised praegugi koovad kangast, teevad näputööd ja pakuvad seda siin samas koha peal. Ja kui siit siis Mustlast välja sõita, siis kindlasti tasub ära käia Poldri vaatetornis, kust siis avaneb imeilus vaade üle Võrtsjärve ja sõitagi võib-olla seda Võrtsjärve äärt mööda ja kindlasti peab käima Suislepas, kus on siis väga ilus paadisadam, imeilusasti kaunistatud paadikuurid, üks väga suur ja uhke tuuleveski, kus siis suviti tegutseb meil kohvik ja isegi puhkemajad on olemas, kes soovib pikemaks ajaks jääda, nii et selline väga mõnus koht. Aga mida üldse Mulgimaast peaks teadma? Et ajal, mil meil piirid olid kinni nüüd kevadel, inimesed avastasid kauneid Eestimaa paiku, siis mille poolest üldse Mulgimaa silma jääb? Noh, eks ikka oma eripärase kultuuri ja keele poolest, et meie olemegi uhked, et meil on need juured, millest me siis räägime. Et just nimelt see keel, kultuur, need mustrid, mida me siis ka julgesti kasutame. Ja muidugi meie ilus ja puhas loodus, et keskkond on meil nagu hästi sõbralik, hästi rahulik, paljudes külades ikkagi pannakse luud ukse taha, kui kodust ära minnakse, et selline mõnus, kõik tunnevad kõiki, kõigil üritustel, sündmustel, esitlustel pakutakse ikka korpi ja kohvi ja ikka selline kodune ja mõnus olemine ja ma usun, et igaüks, kes Mulgimaale tuleb, tunneb, et teda oodatakse siin ja tegelikult see nii on ka. Sain äsja teada, et see ei ole õun, vaid see on ubin. Aga mis selle Suislepa ubinaga siis õigupoolest on, et kas on Mulgi päris õun, ubin? Jaa, just nimelt, et nõnda viisisi tõesti on, et me ju seisame siin Suistlen ja siin saman on sääne tore kivi, mis on siis sellele kõige edimesele Suislepa puule mälestuses pantu ja siin ümber on siis noorepuu, mis on siis ka Suislepa õuna ja nimelt siis tõepoolest täädlasi on kindlastennu, et siis Suislepa õun, mis on nüüd tääda tuntu üle Eesti, paljuden aidun ja isegi väljamaal, et see on just nimelt siit samast Suislest peri, et siis mõisnik Rüüdener olevat selle seemne kunnigilt toonu ja siin saman oma aian siis selle aretenu ja siit ta siis kuulsas sai ja levime hakkas ja kuna siin oli üldse päris suur ubinekasvatus, et siit samast läheb mööda ju Õhne jõgi ja hoiti siin mõisakeldren neid ubinit igasugutsid ja veeti siis laevage Tartusse päris.